tegelikult on meil selline tava, et kui keegi teab enda kogemustest, varasematest kogemustest või esivanematest, kes kuidas midagi tegi, et seda võib ka täitsa julgesti jagada. Et teada, mis siis on, mis kunagi keegi on teinud ja kirja panna. Teeme siis sibulapirukat. Alustamegi pirukasse, see kerkima ma panin ära pärmitraigna, kui kellelgi on väga suurt soovi palju mida, siis seletan. Kerkib kenasti, sest muidu ei jõua ära lihtsalt oodata. Kuna ta on kahekordse kergitusega, et ta läheb oma tunnikene. Ja siis on sibulapraadin ja siia paneme sisse ka keegi muna. Hapukoore ja segu, mis me peale teeme, tolle saab siis juba teha ja näha. Nii, piruka saatu. Ja siis me teeksime, aga tegelikult osad võivad juba hakata, et kõigil oleks tegevust. Ma panin sinna muna värvimiseks materjali. Seal on muna või need sibulakoored, seal on lilled, seal on lehed, seal on sellised lapikesed ja niiti, et saate siis keerata sinna muna kenasti ise oma loomingut. Ja siis lõpuks me teeme sõira, millega ei lähe kaua aega. Et nii kaua pirukas jahtub, munad on olemas, sööme sooja sõira koos moosidega, sööme sooja pirukat. Sõir, nagu ma ütlen, on alati päästab Setumaal igasuguse pidustuse, igasugu ürituse, pulmad, matused, haua peale, külalistele vastuvõtuks, et sõir sobib. Täna sõime sõira soojalt, mida Setumaal tavaliselt ei tehtud. Sõir tehti ikkagi külmaks, vormi ja siis lõigati viilud. Kes ei jõuaks sooja sõira, siis nüüd küllalt anda. Siis süüakse väga palju seda. Ja siis me keetsime mune, värvisime mune sibulakoortega. Väga ilusad tulid. Lastel fantaasiat jätkub, lilleõied ja kõik, mis seal kaunistus sees oli. Ongi, kes näevad esimest korda, alati kõik, me tuleme teie tegema, mitu tundi meil kulub aega. Mõtlesin 20 minutit, nii vähe. Mina olen Setuköögi liige, juhatuse liige, aastaid juba algusest peale olin Setuköögi loomise juures ja nii me siis toimetame. Mis ühendus see Setoköök on? Tegelikult on see mittetulundusühing nimega Setoküük. See on seto keeles. Eesti keeles tähendab siis seda Setokööki. Ja see organisatsioon ühendab endas üle 40 liikme, kes siis on toidutegijad, kes on toidutootjad, kes on väikeettevõtjad ja kes on lihtsalt toidu tegemise huvilised ja kes asuvad siin Setomaal. Eelmise aasta lõpus sai kokku tuldud ja arutatud, et mida uut võiks organisatsioonis teha ja väga mitmed liikmed arvasid, et võiks rohkem koos käia ja kirja panna vanu traditsioonilisi roogi, et seda Seto pärimustoitu au sees hoida. Ja lihtsalt, et ka kogukonda ühendada, et mitte ainult siis organisatsiooni liikmeid, vaid et terve Setomaa toiduhuvilised, kes tahavad koos toitu valmistada, kokku kutsuda ja lihtsalt hästi aega veeta. Ja lisaks on siin veel selline asi, et me tegelikult soovime ka välja anda raamatut, kus ongi siis kirjas kõik Seto traditsioonilised toidud ja siin Setoköögi klubi raames me siis igal üritusel kogume ka raamatumaterjali. Kuivõrd hästi on säilinud üldse Seto selline söögi ja köögikultuur? See on väga hästi säilinud. Vanem generatsioon kõik oskab teha ikkagi seda traditsioonilist toitu ja see mõte ka meil siin on selle raamatu raames on, et just need vanemad memmed, kes teavad neid vanu retsepte, et nad ka ühel hetkel selle Setoköögi klubiga ühineksid ja oma tarkust meiega jagaksid. Aga meil on oma liikmete seas väga mitmeid söögitegijaid, kohvikupidajaid, kes hoiavad ikka veel hinnas seda vana ehedat Seto toitu. No ka seinad on teil täis
Seto kuningriigi pirukategija aukirju. ja. Et kas teil on mõni aasta ka vahele jäänud üldse? Ja on, kui ma osa ei võta. Siis on vahele jäänud. Ei no tõsimeeli, et see sibulapirukas, kukeseenepirukas, õuna sellise, kas siis vaarika või maasikaga, mida siis õunale lisan suvisel ajal, sest kuningriik on augustikuus, suveõunad on juba valmis, mõnusad, mahlased, seal saab ka väga hea piruka. Kuidas te olete saavutanud sellise mahlakuse sellel pirukal? No jahu mõõdutundega. Kui mingid retsepti tegelikult ütleks kohe inimesed, kui loete mingid retsepti, ärge pange jahu korraga hopsti. Ärge valage seda sisse, pange mõõdutundega. Natuke saal saab lisada, sa vaatas, et taigend mõtled, et kui ta küpseb, ma veel panen jahu, jääb tuim ja kõva, panen vähem, saab pehmem, saab mahlasem. No ja rasvainega ka ei tasu koonerdada. Jah, ikka käivad, et tänu muidugi Setomaale, Seto kultuurile, ainulaadsele, läbi mille tegelikult tulevad ka grupid, meie giidid, kes toovad gruppe. Ja nii ongi, et kui sa teed ehtsat toitu puhtast tooraines värskest, ega üks saab sellest aru, et kas ta on seisnud seal soojakapi nurgas 2 ööpäeva või ta on värskelt tulnud taldrikule. Maak on laensõna vene keelest, moon. Setudel on tegelikult laensõnu päris hulga, mis on vene keelest laensõnad ja mugavdatud siis moonikene maakõkkene. Aga vaata, nüüd on ta veel see vahe. See ei ole see moon, mida me oleme harjunud nägema, see punetab seal kuskilgi, ma ei tea, seal Haapsalu kandis ja need põllud. Ei, ta on metsik moon, mis on tegelikult lillad, heleroosat värvi, hästi kiiresti õitseb, kupras on hästi palju seemneid ja need seemned on söödavad. Need seemned, mis on selle punasel moonil, need ei ole söödavad. Et selle seemned on söödavad ja mina teen päris palju igasuguseid toite. Nüüd ma kogun. Alguses ma pidasin teda umbrohuks. Nii kaua, kuni mina avastasin, et ta ei jäta jonni, ta kasvab mul ikka igal pool. Ja siis läbi selle sai ka meie väikene toidukoht nime maakõkkene.